Tere armas kogudus, minu nimi on Elisabeth, kes mind siis võib-olla ei tea, on võib-olla näinud mind siin laval ülistuses teenimas. Ja ma tahakski jagada millegi sellisest, mida Jumal on minu elus teinud seoses muusikaga. Ma ei ole kristlikust perest pärit, ma olen olnud umbes 4 aastat kristlane, tulin läbi noortelaagris kogudusse ja peamiselt siis selle mõttega, et tahaks nagu oma pillis siis areneda. Ja mind väga üldse see Jumala nagu teemad eriti nagu ei huvitanud, vaid ma tahtsin pilli mängida. Ja laager sai läbi, ma hakkasin käima koguduses ja peamiselt ikkagi selle põhjusega, et pilli mängida. Aga ma mingi hetk tajusin seda, et see ei ole minu jaoks piisav. Et jah, see on lahe, ma arenen, aga ma tahan rohkemat. Ma tahan midagi, mis neil inimestel on, mida mul ei ole. Ja ma sain teada, et see on Jeesus. Ja ma teadsin seda varem, aga nagu ma tajusin päriselt, et see on Jeesus. Ja ma võtsin ta vastu oma ellu. Ja kuidagi muusikal on nii eriline nagu siuke vägi ja ülistusel eriti. Ja ma arvan, et Jumal on nii nagu selgelt kasutanud seda esiteks mu päästmisloos, aga samas ka, nagu, ka praegu, kus see on nagu eriti aktuaalne mu elus. 2023 läksin siis Mosaik-koguduse gospelõhtule. Siuke üritus, väga lahe üritus, vinged muusikud mängivad ja teenivad Jumalat ja muusika on tõeliselt tasemel, ütleme nii. Ja ma vaatasin seda ja kuulasin ja ma oma südames ütlesin Jumalale, et Jumal, aga mina tahan ka. Ma ei tea, kuidas, aga ma tahan seda, mis neil on, ma tahan ka olla seal laval ja teenida sind ja mängida nende muusikutega koos. Ja nagu see jäigi sinna paika, et jah, ma ütlesin Jumale, et jah, ma soovin seda, oma kindla vastuse ja ma arvan, et see on nagu väga oluline ka, et sa ütled kindlalt seda, mis on su südamel Jumalale. Ja ajapikku, aeg läks mööda ja siis mul tekkis siuke eriline võimalus minna orkestrisse. Minu jaoks oli see nagu täielik, nagu mis asja, miks vaata. Ühe tuttava kaudu siis pakkus mulle siukse võimaluse, et tule ja mängi kitarri orkestris. Ma pole käinud muusikakoolis, mitte kunagi. Ja mul on sellest kahju, aga samas nagu ma arvan, et mu armastus muusika vastu ei oleks nii suur. Ja see oleks kindlasti teistsugune. Ütleme nii, et ma olen kuulnud lugusid lihtsalt. Ja igastahes see oli minu jaoks alguses tohutult raske. Ja tänu Kauri abiga sain siis noodist lugemise selgeks ja nii palju muud vajalikku ka, mis siin ka esile tuleb selgeks. Ja see läks lihtsamaks ja ma kogesin kuidagi, et ma kasvasin nende inimestega nagu ühtsemaks ja ma ise tajusin ka, et mu oskused täiustusid veel. Ja aeg läks nagu jälle mööda. Sain vahepeal käia PP bändis, teenida ülistuses. See oli väga lahe kogemus, üks erilisi kogemusi ja nagu täiesti muusika täis suvi oli. Ma olin väga tänulik selle eest. Ja selle suve jooksul ma sain aru sellest, et aga ma tahan edasi õppida seda. Ma ei tea, kuidas. Või nagu see nii-öelda tundus minu jaoks täiesti võimatu asi. See kool, kuhu ma siis tahtsin Tallinnasse minna, tundus nii raske alguses, et kuidas ma sinna saan. Aga ma jälle ütlesin Jumalale, et aga ma tahan siin õppima minna. Ja ma tean, et see on see koht, kuhu ma tahan minna. Ja sügisest hakkasin käima siis selles samas koolis. Ma võtsin siis ettevalmistuskursust, et täiustada ennast siis nendel teoreetilistel teadmistel. Ja ma palvetasin enne igat tundi, Jumal, et kui see on see koht, kuhu sa tahad, et ma lähen, siis ma lihtsalt palun, Jumal, sinu pühal nimel, et ma võiks ka siia saada. Ja ma tajusin, kuidas iga tund, mul ei olnud mitte kordagi igav. Mitte kordagi igav. Ja ma olin nii tänulik iga tunni eest ja ma olin lihtsalt tänulik selle eest, et ma olen klassiruumis ja ma õpin. Viimaks ometi, mul on õpetaja, kes on väga tore. Ja ma tajusin seda, et tõesti see on nii lahe. Ja selle käigus tekkis mul ainulaadne võimalus saada erialaseid tunde. Et muidu oli ainult siuke teoreetiline solf siis, aga ma sain ka erialaseid tunde, mis oli minu jaoks nagu täielik šokk, nagu mis mõttes, ma saan sellest samast koolist, kui ma tahan sisse astuda neid sammu tunde, et sinna nii-öelda ette valmistada. Ja need tunnid ka, ma olin lihtsalt nii tänulik, et mul on õpetaja ja nagu tõesti tasemel õpetaja ja see oli nagu nii lahe kogemus minu jaoks. Ja aina enam jõudis kätte see aeg, kus ma pidin sisse astuma. Ja ma mõtlesin, et see on nii hirmus, sest see saab kõik reaalseks minu jaoks. Ja see nädal enne neid katseid oli minu jaoks tohutult emotsionaalselt nagu keeruline. Ma nutsin iga päev, ma olin Jumala ees iga päev ja lihtsalt palusin teda, et ma Jumal nagu palun. Kui ma ei saa, siis vähemalt nagu mingi muu asi minu jaoks või
ma ei tea, nii palju segadust, et mida ma siis teen, kui ma ei saa. Ja ma palvetasin ka sellist üleloomulikku rahu ja küsisin ka oma kaaskristlastelt siit kogudusest, et nad palvetaksid selle eest. Ma läksin sinna katsetele ja ma olin nagu üllatunult päris nagu rahulik. Et ma mõtlesin, et ma olen nagu närvis ja et ma ei tea, paanitsen. Ei, ma läksin sinna katsetele, ma olin täiesti rahulik, tegin ära need asjad, see päev sai mööda. Ja ma tajusin seda, kuidas kurat hiljem ka nagu tõi esile selliseid ebakindlusi, aga sul läks see valesti ja sa ikka ei saa, sellepärast, et aga vaata, kuidas ta vaatas sind selle pilguga ja et vaata, kuidas sa ei saanud hakkama seal. Et need ebaõnnestumisi oli nii palju ja see, et kandideerijaid olid tegelikult ka väga tohutult palju. Ja ma nagu hakkasingi kahtlema Jumalas, et võib-olla see ei olegi see. Et aitäh, et sa tõid mind nii kaugele, aga võib-olla see ei ole see. Ja et mu usk ka kuidagi, nii raske oli oma usus olla nagu selles ootamisperioodis, selle usaldusperioodis. Ja oma aktus eelproovil, oma gümnaasiumi aktus eelproovil sain ma kirja, et ma olen sees. Ja ma olen lihtsalt nii tänulik Jumalale, sest see on nagu, ma tean, et see on tänu temale ja ainult tänu temale. Et jah, okei, minu töö on ka selle sees, aga need võimalused ja need uksed ei oleks olnud avatud, kui ta ei oleks tahtnud ja tema soosingi oleks üle selle olnud. Ja üks kirjakoht, mis on olnud minu südames ka terve see aeg, tegelikult on Koguja 5. peatükist 19. salm, sest siis ta ei mõtle nii palju oma elupäevadele, kuna Jumal paneb teda tegelema tema südamerõõmuga. Aitäh teile! Tere ja minu poolt. Hästi ägedad on need Jumala juurde tuleku lood, aga tegelikult selliseid luusid rääkida, kui sa oled juba nagu aastaid koos Jumalaga käia, see on tegelikult hästi raske. Et rääkida nüüd pikast perioodist või 3 viimast päeva, hästi keeruline, aga lihtsalt igaks juhuks, et endale ka oli tore meelde tuletada, et tegelikult ma ei ole pärit kristlikust perest, ma olen täiesti tavaline, mitte kristlik pere. Ja Jumal tegelikult hakkab rääkima meiega ikka nagu tükk, niimoodi pikalt ja kaua, vähemalt minuga. Minul ei juhtunud niimoodi põmm ja pauk. Ja mul on tohutult kahju, et ma elasin Tallinnas tol ajal 70. lõpp, 80. algus, kui ole vist ärkamine. Ma oleks nii õudselt tahtnud tegelikult seal olla. Aga ma ei tea, miks, vabandust sõna õudselt pärast, aga ma väga oleks tahtnud seal olla. Et ma ei tea, miks ma sinna ei sattunud. Et teate, mul oli päris lähedalt selline lugu ka, et ma õppisin tol ajal Tallinna pedagoogika koolis ja õppisin lasteaiakasvatajaks ja siis ma olin ühel kursusel ühe tüdrukuga, kes kuulus Oleviste kirikusse. Ja me õppisime mõlemad ka lastemuusika kõrvalt, lastemuusikakoolis mõlemad Kannelt, olime ühe õpetaja juures ja olime siis koos ühes rahvapilliansamblis. Ja kummaline lugu, et teise kursuse alguses see tüdrukut enam koolis ei olnud ja selgus, et oli usklik ja ta visati koolist sellepärast välja, et lasteaiakasvataja ei võinud olla mitte usklik inimene. Vot, aga see ka mind kuidagi nagu, ma ei tea, see Jumal oli niimoodi kõrgel ja kaugel minust. Aga ütleme nii, et aastaid hiljem, 1994, oli see aeg, kus ma tõesti sain Jumalaga kokku, päästetud, tervendatud. See ei olnud muusika, see oli tegelikult minu tervise küsimus ja ma tõesti saingi Jumalaga pihta. Ma sain nii pihta, ma sain pühavaimu keeled, ma sain nagu kõik, mida nagu öeldi, et kas sa tahtsin. Ma ei teadnud, mida ma tahan, aga ma ütlesin, jah, ma tahan keeli, ma tahan kõike ja mul oli 3 nädalaga, ma olin tervendatud. Ja see, vaadake, on see, mis nagu puudutab südamest nii sügavalt, et Jumal, et ma ei saa enam kunagi öelda, et Jumal ei ole minu jaoks midagi teinud. Kas või see ja kas või see 30 aastat tagasi, on 30 ja umbes 31 aastat tagasi. Et see on nagu see kuidagi alus, kus Jumal sai mind nii tugevasti nagu puudutatud. Aga siis ma räägin natukene hilisemast ajast ja see puudutab Healing Roomsi ka ühinemist. Et
ma enam ei oskagi öelda, mitu aastat me oleme seal tegutsenud, aga see äkki oli mingi ka 6-7 aastat tagasi. See oli üks jõulu eel meie enda Healing Roomsi niisugune koosviibimine ja minu meelest Marikal oli selline hea mõte, et jagame kirjakohti. Ja kõik võtsid niimoodi purgi seest või karbist või ma ei mäleta, kuidas see oli, ma sain sellise kirjakoha, et Hebrealaste 10:36 teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmise täites saaksite kätte tõotuse. Mis iganes see on, jätsin endale. Ja siis tuli vanasta õhtu ja uuesta hommik ja me tegime kodus sama asja. Panime ka hästi palju neid kirjakohti ja saate aru, ma tõmbasin sama kirjakoha. See ei ole võimalik, ma olen üles kirjutanud, eks. See ei ole nagu võimalik. Mis tõotus? Ja tegelikult ma hakkasin otsima, tegelikult otsisin terve aasta. See kannatlikkus. Kes ma olen? Kes ma olen Jeesuses Kristuses? Mis mulle kuulub? Kõik sellised küsimused, ja siis tuleb järgmine aasta vanast õhtu. Ma tõmban jälle sama koha. See oli lihtsalt nii naljakas, et ma mõtlesin, et Jumal, 3 korda, et kas ma ei ole ikka seda kannatlikkust nagu ära õppinud või. Aga tegelikult oli see oli tõesti nagu selles mõttes hästi, see ei saanud juhus olla, eks ole, see pidi olema Jumal, see ei ole võimalik. Seal purgis ei olnud ainult üks lipik, seal oli ikka neid mitmeid. Nii et ma olen selles osas Jumala poole hästi palju palvetanud ja otsinud ja see asi, mille ma teada sain või mille ma endale ütlesin, et või ütleme, Jumal pani mu südamesse, võib-olla nii on õigem öelda, et mind ei saa mitte keegi Jumala riigis asendada. See koht, kus mina olen pandud, see on ainult minu koht ja ainult mina saan neid asju teha, näiteks kas või oma perega. Näiteks oma peres seismine ja palvetamine ja et mina olen see seal müüripraos ja mitte keegi teine. Nii et seda ma olen siis koos Jumalaga otsinud oma kannatlikkust saab nagu hea palga, eks ole, et sa lihtsalt ootad ja kes ootavad, saavad rammu, nii et teinekord tuleb oodata kaua, aga ma ei tea, kui kaua on kaua, eks. Aga ma tean, et see teinekord võtab ikka nagu, ootan siis veel. Nii et tõesti innustan teid kõiki, et ärge nagu tüdige, vahest võib-olla tuleb tüdimus peale ka, aga ikkagi ärge tüdige, et Jumalal on need õiged ajad kõik olemas. Amen. Tere, minu nimi on Imvi. Ma väga-väga armastan lugusid, eriti inimeste selliseid lugusid, mida nad räägivad, lugusid, mis toovad austust Jumalale. Ja me teame, et inimeste elud koosnevad lugudest sünnist surmani. Samas Piibel on lugude kogum. Ja kui me loeme, siis need lood on sinna kirja pandud. Milleks? Selleks, et me võiksime nendest midagi õppida ja saada kinnitatud ja julgustatud. Inimesi ka selles maailmas huvitab väga teiste inimeste lugusi lugeda ja siis nad kommenteerivad ja mitte kõige paremini. Aga kui sa oled Jumala laps ja kui sa kõnnid nendes lugudes koos Jumalaga, siis see toob austust Jumalale. Ei ole vahet, kas see lugu või need lood on mäel, kui nad on mäelood, siis on super, siis on hip-hop, hurraa. Aga selles maailmas elades on lugusi, mis on orgude lood. Lood, mis toimuvad orus. Ja need esmapilgul võib-olla ei tundugi nii hip-hop, hurraa. Aga me teame seda ja me usume, et kui me sealt läbi läheme, siis lõppeks nad on ikka halleluuja. Ja kui sa tunned Jumala sõna, siis seda on nii palju tsiteeritud, mida ütleb Rooma 8:28. Et kui sa oled selles oruloos, siis kõik, me juba teame, tuleb kasuks neile, kes issandat armastavad. Kõik. Vahetevahele me ei mõista, kui me oleme oma oruloos, et mis asi see meile kasuks tuleb või miks või kuidas või mil moel.
oruaegu me vajame tegelikult kõik. Siis need oruajad teevad meid sitkeks ja teevad meid tugevaks. See tuleb meile kasuks. Tead, kui ma mõtlesin, et Jumala sõnas on vägi, siis mulle tuli nagu ette macheta. Macheta on see, millest džunglist läbi minnes nad teevad omale teed. Et kui sul on see macheta käes ja kui sa oled seal oruajas, siis tahab tõusta nurin, tahab tõusta kibedus, tahab tõusta pettumus ja siis sa võtad selle macheta kätte ja sa lihtsalt lämmatad selle machetaga selle nurina ja selle pettumuse ja kibeduse maha ja asemele tõuseb tänu ja tõuseb kiitus ja alles siis saab see lugu seal orus pöörduda meie kasuks. Kõik siin elus ei tule meile nii lihtsalt kätte. Meil tuleb teha oma osa. Täna juba seda öeldi välja, et Jumal saaks kõik meie lood auliselt lõpetada. Me vajame uut jõudu ja me vajame uut rammu ja me vajame seda tarkus, et sellesse sinases maailmas hakkama saada. Sest meil ei ole mitte teada, millised ajad praegu on. Ärgem siis kartkem neid orulugusid, mis meile esmapilgul ei meeldi. Jumalale ja tema tõotustele toetudes pöörduvad lugude lõpud alati meie kasuks. Igast loost, mis meie ellu tuleb ja meie päevad on lugusid täis. Me kõik võiksime rääkida oma lugusid. Iga päev on mingid lood. Kui me hoiame oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, me teame seda õpetussõnadest, sest sellest lähtub elu. Tõusku tänu üles meie sees, nii seal mäel olles, kui kõik on hästi, kui seal orus olles. Sest Jumal on hea iga ilmaga, isegi vihmaga. Võiks ju noriseda, mul on puhkus, täna on päike, aga iga päev sajab. Aga tead, sa tunned rõõmu sellest sajusest ilmast ka, sest Jumal kõnetab praegusel ajal, nagu mind on väga kõnetanud, kogu see loodu kõneleb Jumala aust. See, millised tuulepöörised on, see, kuidas vihm sajab, saab Jumal tulla ja rääkida sulle oma püha vaimu vihmavalangutest. Ta saab tulla ja kõnetada, kui sa oled avatud tema poole. Usu ja usalda teda, kes teab kõiki meie lugusid algusest lõpuni. Nüüd sa kuulad seda julgustust ja mõtled, et kas sul mõni lugu ka on. Ma nüüd räägin sulle ühe loo ka. Ma olen 2 lapse ema, kes mind ei tunne ja mina tulin siia kogudusse siis, kui mu oma lapsed olid sama väiksed, kui väiksed on praegu mu lapselapsed ja 4 lapse vanaema. Ja mu tütre poeg oli nädal aega siin, tema on juba nii suur, et ta lõpetas meil 1. klassi ja meil oli plaanis, et meie papa pidi minema Soome tooma muruniidukeid. Ja see transit, millega me pidime siis minema, et võtame poja ka, et talle hästi meeldib, nii äge, me saame laevaga sõita ja et lähme teheme sellise väikse tripi. See transit tegi mingit imelikku häält. Et seal ei olnud nagu kõik korras. Jaan võttis kätte ja viis selle transiti Roosna allikul, kus tehakse kaubikuid korda. Terve päeva ta oli seal, midagi seal tehti, midagi seal vahetati, pool kuu palka maksid sinna ja ta hakkab selle autoga. Ja talle nagu öeldi, et jah, et sa saad oma sõidud tehtud, sest järgmiseks päevaks oli meil piletid laevale võetud. Ja ta sõidab sealt tagasi ja räägib, et see klokk, mis ennem tegi vahest arva, nüüd see hakkas nagu vähe tihedamini tegema. Aga küllap me saame siis ikkagi seal sõidus ära ilusti käia, et piletid on olemas ja see oli esimene laev, me pidime mingi öösel kell 4 üles tõusma selleks, et kell 6 olla seal Tallinnas sadamas, seal terminalis. Ja mida lähemale me Tallinnasse jõudsime, seda rohkem see buss tegi klokk. Nii, Jaan muutus juba natuke murelikuks, ütles, ma ei tea, äkki veab ikka Tallinnasse välja, äkki, mina siis ka ei, me ikka loomulikult me palvetasime, et kõik ikkagi sujuks ju. Jõuame me ilusti sinna sadamasse ja siis oli kriips, punane tuli põles ja papa Jaan ütles, et siit me rohkem edasi ei lähe. Laev seisis kohe meil seal külje peal. Ja mis sa arvad, mida väike poiss siis tunneb? Ta ei saa laeva peale minna. Laev, mis mõttes? Laev seisab ju siin samas.
no Jaan on meil tark poiss, temal hakkab kohe pea tööle, kohe esimene asi, tema läks sinna, kus see siis oma neid pileteid seal kontrollitakse ja kus sind kirja pannakse, läks kohe sinna rääkima, et tühistada seda sõitu, sest muidu sa ju maksad sõidu eest, kuhu sa ei lähe. Ja see lükati edasi, mina muidugi palvetan seal bussis, et meil esimene asi, ma räägin Ludvigile, on meie väike lapselaps, et nüüd on see koht, kus me oleme kristlased ja me palvetame, et kõik asjad laabuksid, et kõik need tühistamised ja kõik asjad kenasti laabuks. Jaan sai selle ära tühistada, see auto seisis seal ja me nägime ja lehvitasime laevale, laev sõitis välja, sinna me peale ei saanud minna. Aga nüüd sa pead mõtlema, et mis siis nüüd edasi saab, et mina ju olen selle väikse lapsega, et Jaan hakkab nüüd kuidagi vaatama, kuidas siis kuskil mingi, ma ei tea, keegi peab selle bussi ju ära vedama. Kell 6 hommikul. No kell oli siis juba, jah, me olime seal juba olnud, no ikka 7 läks laev välja, nii et me nägime laeva väljumise ära, me olime juba jupp aega istunud, ega seal jäänud muud teha, kui kohe hakata asju ajama ja rõõmsalt niimoodi, Jumal, me teame, et sa oled kõigi asjade taga ja kuidagi ei tulnud nurinat, niisugune imelik rahu oli meie sees ja kutsusime siis mulle ja pojale takso järgi ja meie sõitsime siis bussijaama, sest ega seal väljas väga jalutada ei tahtnud, Ludvig oli küll hästi positiivne, lõpuks ta pühkis pisarad üle, ütles, mamma, me võime ju minna jala, et siis me saame seal Tallinna peal kõndida, ma ütlesin, kuule vihma sajab nii tugevalt, et no kuhu me siin jala kõnnime, et lähme ikka selle taksoga bussijaama ja vaatame, et saame bussiga ilusti koju. Papa jääb siis siin seda transiti asju ajama. Jõudsime siis bussijaama ja seal oli veel kassa lahti tegemiseni tükk aega ja vaatame, et me saame juba mingi poole tunni pärast bussi peale, seisame seal järjekorras, küsime kassast ilusti seda bussipiletit 8:30 ja see buss oli välja müüdud, järgmine läheb kell 10. Mõtlesin, no ei ole hullu, et ootame siis veel, kui me juba nii kaua oleme oodanud. Aga sa ei ole üldse rahutu, selline rahu ja rõõm on su sees väljas, ladistab vihma ja välja, aga lapsega kõndima minna ei saa. Olimegi seal bussijaamas ja käisime kohvikus ja saimegi sellist kvaliteetaega mamma ja lapse vahel, kõik jutud said räägitud. Väga tore oli. Ja sõitsime koju. Ja Jaan samal ajal, kuna tema on mees, kes on hästi palju külvanud, ma võin küll uhkustada oma mehega selles mõttes, et tal on süda õige koha peal. Tema on mees, kes märkab neid, kes abi vajavad ja ta on alati olemas inimeste jaoks. Ja nüüd, kui ta siis hakkas asju ajama ja oli tal kohe olemas sõjaväesõber, kes kohe oli ta valmis tulema ja teiselt poolt kuskilt kaugelt sealt, teiselt poolt, ma ei tea, ta ei olnud Tallinnas, kuskil kaugemal. Ja ta tuli, ta sõitis, ta vedas selle bussi ära. Siin oli oma sõbrad siin, kes tulid ja aitasid. Ja see lugu ei ole veel lõppu saanud. Sellepärast, et no mingid osad ju vahetasid. Kuidas saab olla, et eelmine päev öeldi jah, te sõidate ja järgmine päev. Ja sa ei ole kibestunud, sa ei ole kettunud, sest sa hoiad seda machetat käes. Ja sa tead, et kõik tuleb kasuks neile, kes issandat armastavad. See sõit sai tehtud rendibussiga, aga siis tuli teine laps, kes oli nädal aega meil, tema sai siis selle sõidu osaks. Et me ei küsimusi, miks juhtuvad asjad ka kõige parematele inimestele, mitte et mina oleks hea, vaid meil kõigil juhtub igasuguseid asju, need lood on vahest orulood, aga kui su pilk on issanda peal, siis sa tead, et sa tuled kõigest läbi. Ja rahu on sinu sees ja sa võid palvetada ja sa võid paluda ja Jumala parim tuleb ikka esile. Sellepärast tähtis ei ole niivõrd see lugu. See, mis ma sulle rääkisin, see lugu ise ei olegi nii tähtis. Aga tähtis on südame hoiak, millega sa oma lugudest läbi lähed. Olge väga õnnistatud. Teie ellu võib tulla oruaegu, võib tulla mäeaegu. Ja kui sa oled seal all oruajas, siis tea, et Jumal ei jäta mitte kedagi sinna alla, vaid ta toob sind välja. Ta annab tarkust, mida sa pead tegema ja see sitkus ja tugevus sinu sees kasvab. Ma võin käed püsti tõsta öelda, minul on elus küll olnud neid oruaegu, aga ma tean, et kõik on tulnud mulle kasuks ja see tugevus on minu sees kasvanud. See seesmine inimene vajab jõudu. Andku Jumal meile tarkust teha õigeid valikuid ja otsuseid oma lugudes. Amen.
nii, ma sain ka jagada ühe tunnistuse. Valikud oli mitmed, mille seast valida, aga ma tundsin, et ma tahan rääkida paastumisest. Kui te mäletate, siis aasta alguses oli meil teemaks paastumine ja palve. Ja meie teemad on olnud sellised natuke pikemad, et mitte ainult üks teenistus, vaid lausa peaaegu kuu või mitu teenistus kindlasti on olnud sama teema. Ja mind on need teemad iga kord kõnetanud, et järgnevad teemad ka on pikemalt ja kuidagi, kui see teema on pikemalt, siis sa kuuled ühe nurga alt, okei, ja kuuled teise nurga alt, kolmas ka, siis sa tõesti nagu kuidagi, see on nagu mingi asja üle mediteerimine, et sa mõtled nagu päris mitme tahu alt sama teemat ja sa saad sellest sügavuti aru ja see kuidagi jõuab sügavamale, et vahel me kuuleme hästi palju jutuseid ja me kuidagi suudame sellest ammutada väga vähe, kuigi jutlused on väga head olnud ja see sõna on olnud väga hea. Lihtsalt me ei suuda seda kõike kuidagi vastu võtta ja tegelikult see idee on ju see, et me tahame neid asju praktikasse viia. Ma oma elus olen näinud, kuidas need sellised natuke pikemad peatumised nendel teemadel on tõesti aidanud kuidagi süvendada neid asju ja kuidagi, et nad jõuaksid sinu ellu. Aga see paastu ja palve teema oli minu jaoks väga kõnekas ja kui see tuli, see oli kohe jaanuaris, siis ma tundsin oma sees, et ma pean hakkama paastuma. Ja ma tegin, ma hakkasin pihta, mul oli hea eeskuju võtta isast, ma tean, mu isa tegi kunagi hästi pikalt sükest nagu, et üks päev nädalas sa paastud. Ja mulle hästi meeldis see mõte, mida jagati ka, et paastumine ei ole selline nagu ühe korra üritus, vaid see on mingis mõttes elustiil. Et elustiil ongi, et sa oled pidevalt sellises nagu paastus otsimises, mitte nagu iga päev loomulikult, et kuidagi mõistlikult, aga ma tundsin, et kord nädalas ma tahan seda teha, see oli tugevalt mu sees ja siis nüüd tagasi vaadates ma olen seda juba pool aastat teinud. See on nagu mõõdukalt raske olnud minu jaoks, see ei ole selline, mis nagu tapab, üks päev elab üle, aga samas see on midagi, mida sa paned tähele, et sel päeval sa ei saa kõike teha, mida sa tahad teha ja see mõjutab sind ja mis ma olen näinud selle perioodi jooksul või see mõte, miks ma seda alustasin, oli see ka, et ma tahtsin sellist kuidagi näidata oma eluga ja see, mida ma nagu teen, mitte ainult oma sõnade ja mõtetega, aga mida ma igapäevaselt teen, näidata Jumalale heas mõttes, parimas mõttes, et mul on nagu, et ma võtan seda vaimulikku värki nii-öelda tõsiselt, et ma võtan seda tõsiselt ja see on see, mis ma teen selle jaoks, ma tahan paastuda ja ma tahan seda tõsiselt võtta ja see on see kuidagi, kuidas ma tundsin, et see on nagu märk sellest, et ma võtan seda tõsiselt ja sest Piibel ütleb ühes kohas ja ma panin selle oma kirja ka ja see käis läbi ka, kui ma rääkisin paastumisest ja see Markuse 9. peatükis, see on see koht, kus ühel noorel poisil oli kuri vaim sees ja jüngrid proovisid ka seda nagu välja ajada ja palvetada tema eest, aga ei suutnud. Ja lõpuks, kui Jeesus oli ka seal paigas, siis need poisi vanemad viisid Jeesuse juurde, et kuule, et näed, su jüngrid ei suutnud, aga äkki sina saad selle kurja vaimu välja ajada. Jeesus ütles, et need jüngrid küll, usku vähe ikkagi. Ja pani poisile käed peale, palus ja loomulikult see vaim läks välja. Aga mis ta pärast ütles, oli see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega ja paastuga. Ja mulle kuidagi kõnetas see ja see minu jaoks, mis ma ise nagu tunnen, et see tähendab ja kuidas mina sellest nagu aru saan, on see, et on asju meie elus, mis vajavad sellist nagu midagi nagu lisaks, sa ei saa nagu tavapäraste vahenditega neist jagu, et kus sul elus on ka mingisugused probleemid või millegi, kes sa maadled või oled pikemat aega maadelnud, siis on asju vaimulikus maailmas ka, aga meie elus ka, mis nagu nõuavad sellist nagu lisaväge või lisasükest nagu kikki, et sa ei saa nagu muidu neist asjast üle ja vaimulikus maailmas on eriti nõnda, et mingid asjad vaimulikus maailmas, et sa saaksid nagu selle läbimurde kätte ja saaksid selle nagu läbimurde tehtud midagi nagu kätte, siis sul on vaja paastuda ja palvetada, nagu Jeesus ütles, et need asjad mingid asjad ei juhtu mitte mingit muud pidi, kui sa pead paastuma ja palvetama. Ja mu elus ei olnud mingit konkreetset asja, millest oleks vaja kangesti läbi murda, aga mina tahtsin, et minu elus oleks Jumal ja see vaimulik elu oleks nagu tähtsal kohal, et see oleks fookuses ja see oli see minu eesmärk, miks ma hakkasin paastuma.
aga nüüd tulles tagasi selle juurde, mida see mu elus nagu tegi, siis üks asi on see, et ma tegin selle esmaspäeval. Ehk siis, kui ma nagu läksin oma nädalasse esimene tööpäev, siis see kipub olema see päev, kus on pea sul mõtted täis ja sa mõtled nagu kõigest muust tihti kui jumalast. Aga siis see päev, kuna ma ei söönud midagi, siis mu kõht oli tühi ja siis ma mõtlesin, sa alati mõtled, kõht on tühi, kõht on tühi selle pärast ette, ja siis sa jõuad alati nagu Jumala juurde tagasi ja see nii hästi nagu mõjus, sest see kogu selle päeva jooksul tegelikult see on su sees. Ja loomulikult ma siis võtsin aega, et lugeda rohkem piiblit, kuulata ülistust, kuulata jutluseid ja häälestada ka ennast ja ma panin tähele, et kui ma olen seda pikalt teinud, siis tõesti see, mida ma nagu tahtsin, et see vaimulik sisu minu elus nii-öelda või minu isiklik suhe Jumalaga, et see oleks nagu tõesti keskmes, mitte ainult mu sõnadega, aga see oleks nagu iga nädalaselt olekski keskmes ja see paastumine nagu ma tundsin, et see täpselt oligi see, mida ma nagu vajasin, et see hoidis minu silmad ja mõtted Jumalale, isegi kogu seda esmaspäeva möllu, mis tavaliselt tuleb. Et see tõesti aitas hoida seda keset nagu paigas ja kui ma teadsin ka, et tööjuures oli päris palju väljakutset, siis see oli nii hea nagu tullagi hoopis Jumala juurde kõigepealt ja siis minna tööst tagasi. Ma tundsin, see andis kuidagi erilise lükke, et ma tahtsin sellest paastumist jagada ja kui keegi veel on seda tegemas või veel mõtleb selle peale või on teil elus midagi, mis vajavad sellist nagu lisavärki ja lisapowerit just vaimulikus võtmes, siis ma nagu soovitan tugevalt, et katsetage ja proovige ja mina olen näinud, et see töötas ja see kannab vilja ja ma kavatsen sellega jätkata nii kaua, kui Jumal ütleb, et aitab. Et ei pea olema üks aasta, võib olla pikemalt ja just see, et see selline paastuv, Jumalat otsiv ja Jumalat pidevalt keskmesse seadev eluviis on see, mida ma nagu tahaks sellega tugevdada ja ma usun, et see on see, mida ta on teinud ja teeb veel enam. Nii et see oli see, mis ma tahtsin jagada. Aitäh.